Kolkablika! Jou, tore Kolkablika kuulaja. Hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama. Minu nimi on Liina, kutsun endki Kolkablikaks ja olen siin igal teisel esmaspäeval, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist. Täna on 17. oktoober, me oleme suht täpselt oktoobrikuu keskpaigas. Natukene sellest üle, natukene. Tänases saates tahan ma rääkida rahast, üldiselt rahast, aga tahan ka rääkida eesmärkidest natukene. Ja nagu suht vast kõik, kes natukene on raha teemal otsustanud raamatuid lugeda, mul on tunne, et suht kõik on jõudnud raamatuni Rikas ja vaene isa ja põhiasi, mis sealt raamatust siis õpitakse, ma arvan, on esiteks teadmine, et tööd rügades rikkaks üldiselt ei saa. See on nagu selle vaese isa mõtteviis selles raamatus, et ta uskus, et kui teeb nagu korralikult tööd ja nagu töötab selle nii-öelda süsteemi heaks, mis siia maailma me üheskoos loonud oleme, et küll siis nagu rikkus tuleb. Veits ka mingi Vargamäe vibes, on ju. Et tee tööd ja siis tuleb ka armastus, aga me kõik teame, et armastust ei tulnud. Ja raamatu point siis veits on ka, et vaese isa mõtteviis, et töö teeb rikkaks tegelikult ei tee. Ja siis esimene siuke suurem õpetus, mis vast kõigile meelde jääb sealt raamatust nii-öelda rikka isa maailmavaates, siis on mõte, et iseendale tuleb esimesena maksta. Et kui ikkagi suht raske on tänapäeval vist sellest tööskeemist nagu välja nihverdada või suht tavaline on see, et inimene käib ikkagi tööl. Et siis kui tööl peab ikkagi käima, kuskil peab see ju nagu sul sisse tulema, mida siis investeerida või koguda või mida iganes. Et siis vähemalt tuleb nagu sellest tehtud töötulust esmalt maksta iseendale, enne kui hakkad maksma nii-öelda teistele. Ja miks ma sellest nii pikalt räägin, on see, et ma olen selle tõttu, et endale tuleb enne maksta, otsustanud rääkida esiteks siis oma eesmärkidest. Täpsemalt ühest dokumendist, mis ma lõin nii umbes veebruarikuus. Ma olen seni kutsunud dokumenti kui 100 eesmärki, sest rivvi sai neid 100. Aga nagu täna siis käib siuke väike muutus vist selles listis, või kindlasti käib. Ehk võtsin enne saadet veits kokku, kaugele ma jõudnud olen oma 100 eesmärgiga. Ja 100 eesmärgi läheb veits raha teemasse vast ka seetõttu, et eesmärgid otsustasin ma lõpuks nagu kirja panna elu eesmärkidena, olles just lõpetanud toona veebruaris rikkaks saamise õpiku number 3, mis on täiesti eestikeelne rikkaks saamise õpik. Ja mul, nagu ka see vist, vahet pole see, mul ei olnud see esimene õpik, mida ma lugesin. Ma olen nagu seal mingi umbes aasta või 2 jooksul panin ikka nagu väga mitmest õpikust läbi. Ja kui sa nagu loed neid rahateemalisi raamatuid niimoodi järjest, siis mingi hetk hakkab muidugi kopp ette tulema, sest sa saad saad juba asjale vaata pihta ja tegelikult nagu ka suht, ma ei tea, eneseabiraamatutega näiteks samamoodi minu arust. Sa loed neid, alguses nad on nagu hästi siuksed, aitavad, nad avavad su maailma, sa võib-olla polegi nagu julgenud mõelda enda tunnete peale varem, ja siis järsku et nagu mingi vau, tõesti, mul on tunded ja mõned neist võib-olla piinavad mind ja nii edasi. Mida rohkem sa loed, siis seda nagu kohati nagu tüütumaks läheb, sest nad räägivad kõik täpselt seda sama juttu põhimõtteliselt. Ja mingil määral tegid sama asja siis ka need raharaamatud mul. Nad räägivad sama juttu, et tuleb
ikka koguda ja tuleb oma need rahad korda saada ja on sul vaja mingit sorti nagu tabeldamisasju, kus sa nagu paned kirja need, et mis tuleb ja mis läheb ja siis nagu oluline on nagu tõsta oma seda tulekut ja vähendada seda, mis läheb, välja arvatud sel juhul, kui see minek on kuhugi investeeritavatesse värgindustesse, ehk siis pikas plaanis sa nagu ei anna tegelikult seda raha ära, sul lihtsalt ei ole seda nagu selle eurona praegu, aga tulevikus võib-olla on siis nagu rohkem eurona. See on niisugune investeerimisõpikute varani, seda ma enam nagu ei pannud nii väga tähele selles Jaak Roosaare raamatus, ma pigem ma panin seda mingi hull tempol ka, ma mingi lugesin selle vist 2 päevaga läbi. Ja mis siis niisugusel tempol mul nagu kõrva jäi, oli see, et seal nagu raamat õpetab igast nagu peatükid on ja siis iga peatüki vahel on niisugune nagu lookene Eesti edukalt inimeselt, kes on rikkaks saanud, et kuidas ta tegi ja mis ta arvab rahast ja mis ta lapsepõlves kaasa võttis ja kokkuvõttes selle raamatu lugemine oli niisugune veits nagu, miks ma vanasti ja veel polegi hakanud, aga nüüd täna õhtul võib-olla siis vaatan. Vanasti vaatasin Eesti neid selgeltnägijaid. Üks asi on see mingi nõianduse teema, mis tõele au andes ju ka tegelikult läheb minu teemas rahasse, sest ma kuidagi suutsin raha teemal tegelema hakata enne ikkagi muidugi esoteerikaga ja siis alles selle majandusosaga. Jumala tõsi, ma nagu ei suuda täiesti pead ümber panna selle teemale, nii et jätame selle hetkel siin. Ma vaatasin, ma ei vaadanud, põhimõtteliselt Jaak Roosaare need testimonials oleks vanasti öeldud, nende edukate eestlaste lood oma elust olid nagu selgeltnägijate saates on kõik need lood eestlaste elust, kes siis selgeltnägijate abi vajavad, lihtsalt nagu teine spekter, aga mingis mõttes nagu sisu oli sama, sest kõigi see põhilause, mis mulle jäi korrutama pärast, aga ma mingi 2 päeva selles raamatus elanud, oli see, et raha pole, raha on halb asi, tegelikult raha, siis käib see klõks neil alati ja siis tuleb teine korrutatav lause on see, et aga tegelikult raha õnne ei anna, on ju. Ei jäi mulje, et kõik on ikka kuidagi siuksed nagu mingid kurvad veits. Ise on mingid hullrikkurid, aga ikka on nagu kurvad või saavad veel rohkem aru, kuidas umbes rikkus neid tegelikult ei aidanud. Ja võib-olla siin ongi see hea, et miks mul nagu esoga tuli nagu raha enne kui majandusega on see, et nagu eso nagu väga palju on esolikku rahakirjandust. See on minu oma esimene oli see roheline raamat, millest ma rääkisin eelmise aasta saates Peterselit, nii et kui see on võib-olla huvitav, siis sealt võib-olla saab mingit infot selle kohta. Aga mida ma siin tegelikult öelda tahan, on see, et ESO tegelikult tegeleb enne selle õnne asjaga. Ehk ma nagu algusest peale, umbes nagu mul on vist tunne, et kuidagi ma siin üks päev kirusin EKA fotot, et ma seal nagu õppisin. Või õigemini võrdlesin iseennast oma aega ja siis tuli välja, et ma olen nagu vähem edukas kui tema, mis on jumala nagu faktiline tõsi ja see nagu ei morjenda mind. Ja ma võrdlesin seda veidi selles vormis, et ma nagu jäin sinna kunstimaailmaga kauemaks kinni kui õde, et õde suutis nagu sealt välja joosta, võib-olla seetõttu on ka nagu normaalsemas nagu, või mis mõttes normaalsemas, nagu sellises klassikalises või kokku lepitud viisil, et mis on edukas nagu edukam, tal on töö ja ülikooliharidus oli palju varem kui mul ja nii edasi. Vahet pole see. Mis EKA foto mulle tegelikult vist nagu toredad kaasa andis, siis võib-olla teeks nagu vastupidi siin ühe mõtte, on see teadmine, et ma ei tea, erinevad mul on tunne absoluutselt kõigist peaaegu nendest kunstitudengitest, kes on üles kasvanud, ma ei tea, Viinis või Viinis üldiselt, siis ma nagu teadsin alguses pihta, et see nagu auk, kuhu mina seal sisse astun, seal raha pole, kõik on täiesti nagu umbes mingi 1% on võimalus kuulsaks saada, täiesti mingi tuleviku väljavaatud on niisugune, et sa oled kas geenius või mitte keegi, on ju. Ja üldiselt veel see ka siis sinna juurde, et kui sa oled naine, sul toona veel, kui mina seal õppisin, jäi mulje, et see nagu teeb asja raskemaks. Tegelikult muidugi on nagu aastate jooksul see muutus käinud, hetkel olla naine kunstis on nagu palju lihtsam kui olla mees minu vaatevinklist. Igatahes, miks ma sellest rääkima hakkasin, mu eesmärgid.
mu eesmärgid. Igatahes ma siis lugesin Roosaart, umbes nagu vaatasin Selgeltnägijaid ja mõtlesin, noh, mis meil kõigil viga on, et kõik on ikkagi nagu kurvad, on nad rikkad või vaesed või ma ei tea, no vahet pole, onju. Ja siis ma veits siukses minge kõik persse, ma teen täpselt nii, nagu ma ise tahan, energias, mida mulle soovitas ja õpetas nõid Victoria Petlem. Otsustasin, et ma siis, see Roosaar soovitas seal teha siuke elu 100 eesmärke, siis umbes uskuda, umbes sama asi, nagu ma räägin veits kolkablika horoskoopidega, et paned need eesmärgid paika, siis otsustad, et nii juhtub ja siis umbes nii juhtubki teha, soovitas Roosaar teha 100 elu eesmärki. Ja mina siis hakkasin pihta ja tegin seda kohe mingi 2 kuud vist, ma hakkasin veebruarist pihta ja märtsis sain alles valmis oma listiga. Ja ma ütlen kohe ära, et need ei ole mitte mingisugused smart eesmärgid. Ma isegi nagu seal Smartis on nii palju osasid, kuidas eesmärgi panna, et ma toona see oli nagu liiga suur siuke 100 mõõdetavat ja nagu seal on nii palju tingimusi, et smart eesmärki kokku saada, ma isegi ei tea neid, aga nad kõik 100%, kõik mu 100 eesmärki on drilling, daunting ja important, mis on üks teine viis, kuidas mõõta eesmärke. Kuidas mingi süsteem, mida võtta arvesse eesmärkide loomisel. Kui smart on siuke, et mine guugelda, see on igal pool. Isegi Facebookis nägin paar päeva tagasi, keegi rääkis sellest. Siis see teine võib-olla ei ole nii tuntud ja väga ingliskeelsed sõnad tõid mul ka suust välja. Ma kuulsin seda oma ema käest, kelle nimi on Taive, kellel tuleb kohe uus saade välja Kolkablika raadios, kes ka teab väga hästi kõike juhtimise teooriatest, nügesest nagu inimlikust poolest, et umbes kuidas teha häid otsuseid ja kuidas panna eesmärke, kuidas mõõta mingeid organisatsiooni siseseid asjandusi ja ma nii osav ei ole. Aga tema rääkis mulle sellest viisist eesmärke seada läbi selle kolme siukse nagu põrgatamissüsteemi, et sul on mingisugune eesmärk ja siis sa pead teda nagu väärt eesmärk, tähendab, sa tead. See on vist võib-olla rohkem sellest, et kuidas sa tead, et kas mingi eesmärk on sulle nagu tõesti tore. Seal on need 3 punkti. Drilling, daunting ja important. Important, ma arvan, et kõik teavad, on tähtis. Mis meil veel on? Drilling. Mul tuleb drillinguga muidugi absoluutselt esimesena meelde Michael Jackson ja see tants, aga tegelikult see on siuke nagu mingi põnevust tekitav. Ja daunting on veits siuke nagu hirmutav. Nii et ma tegelikult mõtlen, et kõhevil. Tähtis ja kõhevil. Eesmärk peab olema, tekitama sees siukse tunde, et nagu lihtsalt peab tegema, nagu ei jää midagi muud üles, on nagu tähtis, nagu see on nagu mulle tähtis. See tunne on mulle väga tuttav, ma tean väga täpselt, mis on tunne, midagi on tähtis. Ma olen siin viimasel ajal hakanud ümber mõtlema, et võib-olla ma nagu ei saa eeldada, et kõik teised inimesed on minusugused. Nii et võib-olla teistel on nagu rohkem raskusi mõelda sellega, mis on tähtis nende jaoks, aga ma arvan, et seal on ka ikkagi mingeid nagu nurgakesi, kuidas nagu, mis aitavad võib-olla või mis nagu suunavad mõistmisele, et mis võiks tähtis olla. Ja mul tuli just praegu ette, et ma tahan pärast rääkida veits natukene väärtustest seoses rahaga, aga sealt natuke ka mõtlesin arutada nagu muid väärtuseid, et võib-olla nagu need väärtustele mõtlemine aitab mõelda, et mis võib-olla tähtis võiks olla või. Igatahes peale selle, et mingi asi on nagu tähtis ja sa tead, et see on tähtis ja vajalik mulle teha. Peale selle võiks siis see eesmärk tekitada veits nagu siukest kõhedust ja ka õhevilolekut ehk kõhevilolekut nagu aga nagu siuke nagu veits hirmuga hakkad pihta siuke värk nagu mingi orienteerumismäng umbes. See vist oli ka võib-olla väga siuke spetsiifiliselt minule ilmselt tekitab orienteerumine kõhedust ja ajab ka veits õhevile. Igatahes
mis ma siis avastasin oma neid eesmärke vaadates? 100 eesmärgist, tol hetkel, kui ma ta nagu lõin, mul oli üks eesmärk juba tehtud ja tegelikult see eesmärk mul oli juba tehtud tol hetkel, kui ma üldse esimese eesmärgi paberi peale kirja panin. Et ma juba nagu teadsin, et üks, nagu ma alustasin juba nagu edukana, mul on juba üks tehtud, see oli eesmärk number 43 ja nukuriided. Ma tegin ühele nukule, mille ma tegin põhikoolis käsitöötunnis õmblemise õppimiseks, või no tegelikult veits kõige õppimiseks, sest seal oli nagu, no sa pidid nagu õmblema ja kõiki neid imelikke väikseid tükke kokku toppima neid, on ju, noh, kõik väga nagu kõik astmed õmblemises on kaetud. Peale selle me ajasime talle juukseid pähe ja tikkisime näo ja siis kudusime seeliku ja heegeldasime vesti, noh, kõik olid olemas, aga nende aastatega nukk ise oli suht oki, aga need seelik ja need olid veits nagu siukseks, noh, näha ka juba, et varsti hakkavad 20-seks saama. Nii ma tegin uued riided oma nukule. See oli tol hetkel tehtud ja nüüd on siis möödas palju aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober. 7 kuud. Ma ju tähistan 7, sellepärast ma pidingi neist nii väga täna rääkima oma eesmärkidest. Ma olen saanud hakkama 28 eesmärgiga. Ma olen väga siuke, ma ei ole otseselt üllatunud, sest ma ikka natuke jälgisin, et kuidas mul nendega läheb, aga ma olen nagu väga üllatunud. Ikkagi olen üllatunud. See on ju isegi siuksele matemaatika amatöörile suht ilmselge kohe, et 28 on rohkem kui veerand on tehtud. Mul on alles siis nüüd ainult 72 eesmärki. Ja kui mul olekski nagu siuke No99 laadi teater, siis mul nüüd ei oleks enam listi eesmärgid 100, vaid on eesmärgid 72. Ja ilmselt tänases kontekstis oleks huvitav mõelda, et milline neist eesmärkidest või kas üldse mõni neist eesmärkidest mulle päriselt ka veits killkoll kukrust raha kukutas, aga ma mõtlen, ma selle kokkuvõtte teen saate lõpus ja nüüd enne hakkame hoopis ruttu rääkima sellest, et mis siis on raha. Ma hakkasin nimelt raamatut jälle lugema ja ma seekord võtan seda veits nagu aeglasemalt, ehk ma hetkel täpselt 40% raamatust ära lugenud. Raamatu nimi on Raha sanktsioneerimata ajalugu ja raamatut ei ole kahjuks eesti keeles saada. Nii et ma siis üritan sellest rahast ja sellest raharaamatust rääkida nii, et poleks ka hullu, et seda eesti keeles ei ole saada. Ja ma veits nagu jutustan ümber või mõtlen läbi neid kontsepte, mis sealt raamatust ma endaga hetkel kaasa olen võtnud. Natuke selle jaoks, et endale asi saaks selgemaks, natuke selle jaoks, et võib-olla sul oleks ka veits selgem mõelda rahast äkki või. Sest raha on ikka üks teema, millega on igasuguseid tundeid inimestel. Ja vist just tundeid. Ja tundeid, milles ma nagu ise pole nagu isegi teadlikud vist ja uskumusi ka ja nagu ma olen enda puhul paljusid leidnud, küll sa enda puhul ka leiad. Mind see nii väga hetkel isegi ei huvita, et mis sorti need tunded võiks olla, sest otsi Google'ist see reaktsioon praegu, mis tuli sellele viimasele sõnale, oli see, et ma olen tegelikult üritamas hetkel teha siukest rohimistööd oma keele kallal ja sealt nagu välja kitkuda, ei kitkume me kulme, rohida selle teatud Ameerika otsingumootori nime. Ehk otsi internetist raudselt leiad, mida ma tahtsin, et sa leiaksid, soovitasin sulle leida. Seal on igast näiteid sellest, et millised võivad olla nii-öelda need piiravad
mõtted või tunded seoses rahaga, nii et kui sind see huvitab, siis otsi mõned välja ja siis loe ette ja mõtle, et noh, kas ma olen või ei ole ja nii edasi. Mind hetkel rohkem huvitab nagu, mis kuradi asi see raha on. Noh, kas ta üldse on asi. Asi ta tegelikult ei ole. Nagu selles mõttes ta ei ole asi, et ta on füüsiline. Ma toetun nüüd sellele raamatule ja oma enda kogemusele ja mõttevõimele siin edaspidi rääkides, okei? Ma ei viitsi siin mingeid viiteid vahele panema hakata rohkem ja ma ei tea, kui väga palju ma seda allteksti ka veel juurde kirjutan, aga noh, see vahet pole. Mis asi on siis raha? Raha on tegelikult esiteks inimeste leiutatud. Sest raha on sotsiaalne tehnoloogia. Raha ei ole füüsiline. Ta on pigem siuke süsteem selleks, kus me võtame arvesse üksteise vahelisi võlgnevusi ja ka klaarime neid võlgnevusi. See on siuke nagu põhimõistete kobar raha ümber välja hüütud nüüd. Ma ei tea, kas peaks korraks nagu peatuma sellele, et mis on nagu sotsiaalne tehnoloogia või? No mis üldse on tehnoloogia? Tehnoloogia etümoloogiliselt tähendab, mis asja ta siis tähendab? Ta tähendab, tehne oli kunst või siis käsitöö ja loogia. Vastupidi oli aga mul oli siin, vaata, ma olen siin fact-checki teinud. Vastupidi oli, tehne on tegemise, vahet pole, mis see on. Point on selles, et tehnoloogia on midagi, mis on nagu inimesed, vist see, mis mind huvitas seal enne, oli see, et tehnoloogia etümoloogiliselt tähendab tegemise kunsti. Aga tihti empiiriliselt meie jaoks, kui nagu inimesed, on ta tegelikult ju miski, mis aitab meil miskit saavutada või teha. Ehk ta rohkem nagu aitab meil seda kunsti teha, tehnoloogia, kui et on see tegemise kunst ise. Noh, mingis mõttes ilmselt, ma ei tea, filosoofiliselt võiks argumenteerida, et need on samad asjad, on ju. Noh, vahet pole, me nii nagu tiipi ei pea panema. Ehk põhimõtteliselt on ta ikkagi seotud miskid minu arust esmalt sellega, mis on nagu inimestega seotud, on inimeste tehtud, on ju. Ja noh, kõige klassikalisem viis, mil mõelda tehnoloogiast on muidugi igasugused nagu masinad ja asjad ja kaamerad ja noh, füüsilised asjad on ju, aga tegelikult on ju tehnoloogiaga näiteks meie oskus tulega ümber käia. See on mul igavesti meeles, et see just nimelt see on inimestel esimene nii-öelda suurem tehnoloogia. Peale selle tuli ka ikkagi suht siuke füüsiline või vähemalt nagu füüsilisust hävitav võib-olla sotsiaalsemates osades, mis on üldse sotsiaalne on üldiselt alati see, kui on nagu rohkem kui sa üksi, ehk on vähemalt 2 midagi ja siis, kui on vähemalt 2 midagi, siis on nagu palju rohkem kohe küsimus selles, et kuidas me omavahel läbi saame, kas sa meeldid mulle või ma ei meeldi sulle või mis ma sult tahan või kohe läheb nagu mingiks siukseks suhtlemiseks ja asja ajamiseks nagu lahti. Ja sotsiaalsed tehnoloogiad ongi siis tehnoloogiad, mis on siukest nagu omavahelist suhtlemist nagu hõlbustanud. Ma arvan, et see on pigem ikka hõlbustanud, sest mis nagu tule tegemine tegi ka toidu nagu tarbimise lihtsamaks, on ju. Ma ei tea, kui nagu kindel ma olen selles, et kas kõik tehnoloogiad lihtsustavad elu või ma vist ei tea pigem, kas mille nimel me kõiki neid asju siin lihtsustame, aga nad vist ikkagi kõik lihtsustavad ka ikkagi, on ju, tehnoloogiad. Ma ei ole 100% kindel, aga mul on selline tunne, et sinna suunas ta ikkagi nagu vist venib, et lihtsustab elu. Ja näiteks üks hea näide sotsiaalsest tehnoloogiast on minu lemmik kehaosa number 3, kõla, kaaslane, keel. Mingi hetk laadsed inimesed kõndisid maa peal ja ei osanud üldse üksteisega suhelda, aga siis nagu hakati vaikselt kasutama oma heli selleks, et me omavahel saaks hakkama. Põhimõtteliselt keel, et meil on nii palju neid keeli ja praegu mul siit peast just lendas läbi üks näiteks pääsuke.
ja tuli meelde ehk võib-olla tegelikult on ka teistel elusolenditel tehnoloogiaid või? Sest minu teada tegelikult linnud ka ikka nagu okeilt suhtlevad omavahel või vähemalt saavad omavahel aru sellest, mis nad räägivad ja nagu ma pidin just täna hommikul oma emale saatma mingi loo, mis mulle meeldib, sest ma pidin nagu kontrolli saatma, et kas keel, milles lugu on, ka mulle meeldivat infot edastab, sest ma ise ei saanud nagu aru sellest, sest oli võõras keeles laul, keeles, mida mu ema oskab. Ja ma ka ei oska lindude laulu. Ja mind nagu iseenesest ei häiri see idee, et ka teistel elusolenditel on tehnoloogiad või et neil on mingid asjad evolutsiooni käigus arenenud, mis neid nagu nende nii-öelda ühiskonda siin meie ühiskonna kõrval aitab nagu elus hoida. Peale selle, et ma just ise enne vist tahtsin väita, et tehnoloogia on midagi väga inimlikku. No mis kindlasti on väga inimlik on see, et me vaatame iseennast hästi nagu kõige kuningana, on ju. Igatahes, mis on raha? Raha siis on nimelt miski, mis on inimeste leiutatud. See on miski, mis me oleme nagu ma ei tea, kui palju ma nagu otseselt või palju sa tegelikult otseselt tunned nagu vastutus selle leiutise eest. Et kas siin nagu segab, kui ma ütlen, et meie leiutasime selle inimestena või siis ma peaks nagu otsima ikkagi välja kõik need listid nendest inimestest, et kes siis tegelikult nagu leiutasid, aga nagu selle energiana siis oli ikkagi nagu inimenergia, sest tegelikult neid leiutati ju erinevatel aegadel, erinevatel kohtadel, pluss oli ka vaja erinevatest kohtadest pärit teadmisi, mis nagu kokku tulles järsku said nagu plahvatama panna selle idee rahast. Kuigi tegelikult raamat hakkab sellega, et esimene siuke suurem põhimõtteliselt raamat hakkab sellega, et kuskil Vaikse ookeani saare peal nimega Japp oli raha juba leiutatud väga ammu. Või siis ka mitte. Sest Vaikse ookeani saartega meil siuke värk, et need meie teadmised, mis on hästi siuksed nagu Euroopa kesksed ja siuksed lääne kesksed ja me nagu jõudsime nendele saartele ilgelt hilja ja siis me nagu me nagu enda perspektiivist, oma jõudmise perspektiivist hindasime, et kui ammusest ajast neil need süsteemid on või mitte, või olime üldse ka šokis sellest, et neil üldse süsteemid on, sest me pidasime nagu sükest Lääne-Euroopa mõtlemist täiesti nagu ainulaadseks Euroopa jaoks ja olime veits šokis, et teised ka suudavad mõelda. Umbes nagu ma olen siin praegu veits lindude keelega veits nagu jännis. Jah, võib-olla on nagu mõtteküsimus, et see kolonialism, aga ma ei viitsi sellest praegu rääkida, sest see on meid siuke nagu raske teema ja ma nagu täiesti ikkagi 100% ei tunne ennast nagu vastutavana selle eest. Aga nagu natukene ikka või ma vähemalt nii palju tunnen vastutavana ennast selle eest, et ma nagu aeg-ajalt ikka nagu kiusan ennast selle küsimusega, et et kui palju ma siis ikkagi olen nagu valge ja kui palju ma olen ikkagi nagu mees ja kui palju ma olen naine ja mida see kõik siis nagu tähendab. Millest ma siin rääkisin? Mis on raha? Raha on inimeste leiutatud, raha ei ole tegelikult füüsiline, sest raha on süsteem ja täpsemalt on raha siis süsteem omavaheliste võlgnevuste nii-öelda arvestamiseks ja nende võlgnevustega klaarimiseks ja täpselt mingi süsteem oleks raha, siis on selleks vaja 3 tingimust. On vaja, et oleks selles süsteemis, kus võetakse neid võlgnevusi üksteise ees arvesse, et seal oleks mingit sorti nagu mõõtühik, mis oleks abstraktne. Umbes nagu minu pikkust me mõõdame meetrites või minu raskust me mõõdame kilogrammides. Nagu iseenesest kilogrammi asjana vaata olemas ei ole. Või ma võin osta nagu selle jahu, mis on kilogramm, ja siis ma nagu kujutus sellest, et palju see
kilo võib olla, aga ikkagi mul on tegelikult jahu selles koguses, mitte et mul ongi kilogramm. Umbes sarnane on suhe siis ka raha ja ka rahatähtede vahel. Raha tegelikult on palju rohkem, kui on olemas rahatähti tänaseks, seda ma juba tean. Ja rahatähed võivad muidugi nagu seda ühikut, mis siis näiteks euro puhul on euro on see abstraktne ühik, mis on raha puhul olemas, vajalik, et oleks olemas, mul võib olla see 50 eurot siin käes, aga samas mul võib olla näiteks ka siin see müts, mida ma müün 50 euroga. Ehk sul on nagu mingisugune väärtus, mida me mõõdame mingisuguses ühikus, mis siis raha puhul üldiselt on siis valuuta. Euro, dollar, bitcoin, eeter, ühik. Et mingi süsteem oleks raha, sul on vaja, et oleks olemas abstraktne mõõtühik, milles seda väärtust, raha väärtust siis mõõta. Peale selle, et sul on olemas ühik, peab toimuma ka mingit sorti nagu arvete klaarimise teema. Sul peab olema põhimõtteliselt mingit sorti nagu raamatupidamine või siis plokiahela puhul, krüptorahas on väga konkreetselt selle asja nimi, mis arvestab neid tehinguid ja peab nii-öelda rahal järge. Selle asja nimi ongi põhimõtteliselt pearaamat, selle nimi on ledger inglise keeles ja väga otseselt, kui sa oled raamatupidamishuviline, väga otseselt on see pärit raamatupidamismaailmas. Sul on põhimõtteliselt nagu see Excel, vaata, mis nagu peab järge kõigel. Kes kus millele võlgu on, palju kellegi see tase on selles võlgu olemises ja edasi. Loogiline on ju. Siis see on hästi loogiline nagu krüptorahade puhul, sest seal ongi reaalselt see nagu raamatupidamuslik element olemas. Ma tean, et igas firmas on raamatupidaja oma see eelarved ja asjad on, aga igal firmal muidugi, välja arvatud krüptos, ei ole oma raha. Aga ma arvan või eeldan, et ilmselt, ma ei tea, Eesti riigil on oma raamatupidamine, aga Eesti riigil pole ka enam oma raha, sest siis ilmselt see Euroopa mingi keskpank peab meie seda ledgerit selleks, peakontot selle, Euroopa pangal on ilmselt selle euro bilansiraamat, on ju. Vähemalt Ameerikas on see selle Fedi käes. Fed on Federal Reserve ja Fed Ameerikas on see, kes trükib dollareid, ehk mis iganes on Euroopa vaste sellele. Ma arvan, et see on Euroopa keskpank, kes trükib eurosid, on ju. Natukene sinne logisen. Igatahes 3. tähtis nagu punkt, tingimus mingi süsteemi rahaks olemine on see, et see võlg, mis seal süsteemis tekib, et see peab olema müüdav. Nii et nüüd meil on küsimus sellest, et mis üldse on võlg tegelikult, on ju. Mul vähemalt esimene asjana tuleb küsimus, et mis on võlg. Seni mu uurimus 40% raamatust, raamatu ajalugu, ajaloo raamatud on mind viinud selle nagu teadmiseni siis vist, et küsimuse, mis on raha või raha kontseptsiooni keskmes on 2 asja. Võlg ja siis see mingi veidi süga abstraktne veel vahel minu jaoks, majanduslik väärtus. Majanduslik väärtus on siis esimene raamatu sõnul väärtus, mis on universaalselt asetatav absoluutselt nagu kõike saab eurodes põhimõtteliselt lõpuks mõõta. Ja nagu muidugi eetiliselt meile üldse ei meeldiks mõelda, näiteks inimelule saab panna hinna peale, nagu absoluutselt saab, alustades sellest, et ma ei tea, mingid ravimid on ju maksavad liiga palju raha ja peab hästi palju küsima Facebookis raha selleks, või siis hoopis ma ei tea, kas ei pandud ka ju nendele mingisugustele suurtele kurjategijatele, et umbes leiad ja siis tapame vanasti raha, umbes need wanted, vaata need asjad ju, et leia kas surnult või elusalt, ikkagi seal oli ka siuke, et pandi juba inimesele raha hinge peale, pluss hind peale, pluss mul tuli just meelde, et ju see mingi
rikkuste mingi arvutamises ja mingi mõõdik arvutab põhimõtteliselt välja, et kui palju üks inimene selles riigis on väärt, nii et seal on ka juba jälle inimesele ju hind peale pandud, nii et eetiline küsimus, aga see ei takista meil tegelikult eurodes nagu arvestamast, ja tegelikult põhiline muidugi on ju netoväärtus. Kui rikkaks saamise mingi põhiasi on see, et tõsta oma netoväärtust ehk pane lihtsalt iseendale kõrgem hind. Tegelikult, eks. Kuradi pikalt on läinud, ma tahtsin väärtustest veel rääkida ju. Ja tegelikult mul oli juba algusest peale plaanis, et võlga ma seekord veel ette ei võta, sest ta on nagu, mul vajab veel veis uurimist, nii et 40% ka alles, ma mõtlen, et ma siin nüüd natukene üritan ennast võib-olla nagu veits kasida ja sisuliselt nagu veits sisukamaks minna veel. Et jätkame järgmine kord seda raha teemat või nii kaua tähendab täpsemalt, kuni mul see raamat saab läbi. Aga nende väärtustega, mis mind veits nagu šokeeris, ma praegu täpselt ei mäleta, miks ma tahtsin neist enne või lubasin sulle, et ma räägin neist uuesti, aga mul tuli mu enda see dilemma meelde. Ehk raamat väitis, et nagu esimene universaalne väärtus, mis on kõigele pandav, on majanduslik väärtus. Et väärtused on muidugi varem ka olnud, mul tuli meelde. Et kuidas leida, et mis võib-olla tähtis on ja väärtusi on nagu kategoriseeritud tegelikult juba varem ka, näiteks esteetilised väärtused on ju, kui ilus mingi asi on või kas ta mis tundeid sus tekitab see ilu või nii edasi, või mingi asja näiteks ajalooline väärtus või siis moraalne väärtus või ilmselt ka eetiline väärtus, ma arvan, et eetilist väärtust saab eraldi isegi mõõta, kui selles, et palju inimene maksab. Või siis sentimentaalne väärtus, kui neid, ma ei tea, siin see mingi müts on mulle hästi-hästi tähtis, sest ta on pärit mu vennalt ja ma olen seda kandnud juba, ma ei tea, mingi 5 aastat või. Mul on ta nagu hullult tähtis müts, sulle ta on lihtsalt nagu mingi müts, millel on suurelt swag peale kirjutatud. Ja ehk siis nagu idee raamatus oli, et need väärtused, neil ei ole nagu võimu, nagu sükest üleüldist kõige võimu, et nad on hästi süksed hermeetlised nagu oma selles asjanduses kinni. Mul on mingi veits blokike siin sellega, aga ma olen saanud pihta ka, et ma ei saa vist kõike nagu enda järgi, ei saa eeldada, et kõik käib nii nagu mul peas käib, kõigil teistel ka. Ehk ma ei tea, mul on ikkagi nagu tunne, et mul on tegelikult tunne, et need, ma ei tea, mis on siis väärtused, et see sama asi, millega ma tahaks panna, ma ei tea, hinda sellele käekotile, mida ma nüüd müüma tahan hakata, on ikka veits sama väärtus, mis mul nagu esteetilised väärtused on. Ma ei tea, siin on mul midagi täiega sassis. Ja nagu las olla ka tegelikult. Ei peagi nagu kõigest lõpuni aru saama, peab lihtsalt nagu vaikselt nagu edasi sõudma, kuni järsku on nagu moment. Pole üldse veendunud, kas ma sulle täna mõnda momenti ka tõin, aga mul on täiesti suur veendumus, et mul on tegelikult üks asi veel tegemata, ehk siis kas mõni eesmärk mu nüüdsest 72 eesmärk listist, mõni neist 28 eesmärgist, mis ma olen saavutanud viimase 7 kuu jooksul, kas mõni neist mulle ka kilkoll kukrusse miskit kukutas. Võib-olla natuke nagu muud statistikat sipa ette. Esiteks, neist 28 eesmärgist 25 olid rohkem niisugused vaimsed eesmärgid või. Sinna alla läksid igasugused minu mingi kunstitööde eesmärgid ja põhimõtteliselt ma neid kunstitööde eesmärgi olengi siin lahendanud, aga seal olid ka mõned näiteks kodukujunduslikud eesmärgid, mulle hullult meeldib, kui on köögis ümmargune laud näiteks. Pluss nendest 25 nii-öelda vaimsemast eesmärgist veel 7 oli nagu väga konkreetselt ka kuluallikad.
näiteks reis kallimaga Peigaga Budapesti, no loen eesmärki, mul tulevad kohe need rongipiletid silme ette, mille eest ma maksma pidin, on ju. Ja 2 neist eesmärkidest olid ka tegelikult veel kulud, aga nad olid investeerimiskulud, ehk nagu hetkeseisuga olid nad kindlasti kulud, aga tulevikus äkki siis on tulud või. Ja siis oli üks eesmärk oli. Üks eesmärk tõi mulle killkoll Kukrusse veits eurosid. Ja kes maksis? Ma ise maksin. Jumala tõsi. Aga see veits nagu, see on tegelikult nii oluline ka kõvasti välja öelda, sest ma vaatasin neid 72 eesmärki ja nagu 72 puhul, nagu kui ma olen nagu kõik need kunstiasjad ära lahendanud, seal lihtne oli muidugi lahendada, sest ma olin kunsti teinud 10 aastat, siis nagu nüüd tulevad nende eesmärkide hulgas need tõeliselt nagu majanduslikumad eesmärgid. Nii et soovime mulle edu nende täitmisel. Eks ole. Ja lisaks ütleme ka, et mul on nüüd MacBook. Ma ostsin endale MacBooki ja see oli ka üks mu eesmärkidest, osta endale PC, aga ma ostsin endale MacBooki. Õuna. Ma nüüd söön seda hoolega ja täna hommikune. Ma olen seda igal pool teatanud, täna hommikune suur töö, mis ma ära tegin, oli see, et ma kräkkisin oma Maci. Yes. Davai, aitab küll tänaseks. Mul muidugi jäi nagu väga palju rääkimata, isegi ettevalmistatud asjast, ma ei tea, ma pean nagu kuidagi, ma tõmbama ennast sisukamaks, ma luban, ma tegelen sellega. Igatahes ma pudistan need ilmselt Facebooki järgmiste päevade jooksul. Võlast jäi mul rääkimata, mul on üks tähtis asi rääkida võlast seoses krüptoga, võib-olla ma võla võtan üldse ette järgmine kord siis või. Mulle tundub, et see nagu üldisemalt sobiks ka, sest see on väga intrigeeriv. Sest siiani, kui ma nagu loen mingid Vesarit ja asju, siis igal pool on, et tulu ja teeni, aga nagu ma ei tea, mul on juba vähemalt maikuust koputanud, et võlg on ikka see tegelikult teema, mis rahaga on tähtis. Alustades juba sellest, esimene koputus oli see, kui mulle jõudis kohale, et meie need vaesema klassi inimesed räägime, et võlg on võõra oma ja võlg on paha ja laen ja edasi, siis rikkurid ütlevad võimendus. Sama asi, aga nad kutsuvad seda võimenduseks. Vot. Davai. Kuuleme järgmisel 2. esmaspäeval. Kuula reedel Taive uut saadet. Taive küsib. Eetris Taive ja Timon. Tšau. Ühine kolkaplikadega www.kolkaplika.ee